ei maga sel ööl. Sulle näib, et sul lõhkemas linnu. See on poiss. Just sellise nime panid talle Audru karusloomakasvatajad. Poiss on umbes 300-kilone hüljes. Poiss elas pikka aega pisikeses tünnimoodi basseinis ja töötas Audru karusloomakasvatuse maskotina. 300-kilosele poisile oli Audru kohalike arvates aga selline bassein liiga pisike. Inimesed arvasid, et poissi lausa piinatakse. Sügisel 2007 vastati Audru karusloomakasvatusest hülge piinamisjutu peale, aga nii. Ei oskagi öelda selle kohta mitte midagi. Oma arust on tingimused täitsa normaalsed. Iga päev saab süüa. Hoolitseme selle eest, et vesi oleks puhas. Vesi jookseb läbi siin 12 kanti ööpäevas läheb, tähendab puhastab seda vee ära. No ei oska arvata, miks inimestel sellised mõtted pähe tulevad. Ta tegelikult pakub siin lastele ja teistele palju rohkem rõõmu. Kõik jäävad siin vaatamas teda. Kiputakse liiga palju isegi söötma, ta sööb ainult kala, siin pakutakse leiba ja saia ja vorsti ja kõike muid asju. Kas on padi su voodis taas pisaraist märg? Armu õites, kas saanud vaid mälestus? Nüüd on aeg edasi läinud. Poiss jääb oma maskoti tööst hoopis ilma, sest Audru karusloomakasvatus lõpetab töö. Mis saab aga 300-kilosest poisist? Audru kasvanduse juht härra Matsaluga oli meil kokkusaamine ja ta lubas, et päris kindlasti teda maha ei lase, niimoodi, et keegi ei pea väga nerveerima ja ilmselt me valime siis ikkagi nagu kõige raskema tee ja proovime tal hakkame kontrollima, kas tal instinktid toimivad ja kas ta oskab kala püüda ja võtame selle kõige raskema variandi, et proovime teda merre tagasi lasta võib-olla poole aasta pärast. Kuna ju ei ole Eestis, ei ole ühtegi basseini, kuhu teda panna tegelikult, et siis esmalt me arvame küll jah, et me proovime sinna eluskala sisse lasta ja vaatame, kuidas ta neid püüab, vähendame neid toidukordasid ja eks ta umbes niimoodi viht hakkab järk-järgult. Kõige tähtsam on aru saada, kas ta oskab kala püüda, kas ta oskab üldse iseseisvalt toituda, sellepärast, et see on üks looduses ellujäämise vaieldamatuid aluseid ja teine asi on muidugi see, et kuna ta ei ole oma liigikaaslasi näinud, ma ei tea juba mitu aastat, eks ole, et me ei tea üldse, kas ta saab hakkama selles maailmas, et sellega tuleks vähemalt alustada, et vaadata, kas ta kala püüda oskab. Aga ma ei tahaks kuidagi nagu välistada veel seda võimalust, et ta jääb ikkagi inimeste juurde ühel ja teisel moel, et ta praegu tundub olevat nagu väga üle jäänud, üks liigne hüljes. Aga me võiksime ikkagi proovida leida võimalusi teda ütleme niimoodi mitte ära visata, aga taaskasutada seal, kus tal võib-olla oleks rakendust. Ta on saanud tõesti iga päev 10 kilo süüa ja see tuuakse talle ilusti nagu leti peale ja ma kardan, et see hüljes ei ole enam suuteline meres enda toidulaua eest hoolitsema. Teine asi, ta on siin inimestega nii ära harjunud, laste ekskursioone käib, lapsi käib autodega siin alles hiljuti läksid ära pilti tegemas. Ta on nii sõbralik, et ma kardan, et ta hakkab otsima inimestega kontakte, mis võib talle suhteliselt kehvasti lõppeda. Tallinna looma- ja hüljeste tingimusi vaadates tundub lihtsurelikele, et sinna mahuks vabalt veel üks hüljes ära. Aga Mati ajab oma rida. Tähendab, üks on mahtumine, mis tundub. Teine on mahtumine, mis on tegelikult seotud normidega. Ja meie praegune bassein võimaldab üle noatera põhikarjana pidada kuni 4 hüljest. Ja see tähendab seda, et sinna võiks ju supi ka teha, aga siis juba enam ei suuda vastu panna ei filtrid, ei miski muu, rääkimata sellest formaalsest normist, nii et me lihtsalt põhikarja ei saaks suurendada praegu mitte kuidagi moodi. Niipea, kui selgub, et ta on kõlbulik ja saab ise looduses hakkama, et siis ikkagi nii kui on valmis, siis me proovime ta ikkagi vabaks lasta. Kuskil hüljeste koloonia lähedal, kus inimesi ei oleks, ilmselt saare peal siis kuskil. Kui nii ei lähe, siis eks siis on ju
tapmisel on alati alternatiiv, et tapmise teed ei läheks kunagi sellepärast, et see on nii lihtne ja labane, eks ju, et siin on teiste variantidena välja pakutud, et äkki mõni linn tahaks saada, et näiteks eelmise nädala lõpus sai ka Paide abilinnapeaga räägitud sel teemal, mille ta lubas ka esitada volikogul, et äkki ta leiab uue kodu seal, et otsime. Idee nüüd loomakaitsjatelt, et kuskile linna basseini ehitada, ma kardan, et see on suhteliselt raskesti realiseeritav, sest siin hakkab see sama külmane majandus, toiduprobleemid kõik, sest ta tahab ikka konkreetselt iga päev saada omal värsket toitu. Linnas on ta, aga ma arvan ikkagi mõni selline talu, kus on tõesti praegu juba suur, ütleme, loomaed, koduloomaed olemas, see oleks kõige reaalsem. Meil on suhteid on siin 2 Eesti eraisikuga, siis on Tallinna loomaaiaga, Riia loomaaiaga, Kaunase loomaaiaga, tšehhidega ja läbi Riia loomaaia isegi on kontakt on jaapanlastega, kellel on isu saada üks korralik hallüljes, nagu ta meil siin on, ja viia ta Hiina loomaaeda. Aga see on natuke utoopiline projekt, sest sinna viia üljest lennukiga, ma ei kujuta seda asja ette. Aga kui kellelgi on näid ideid ja mõtteid ja huvi selle vastus, kõik ideed on teretulnud. Audru hülgega on niiviisi, et nii nagu väikeses printsис Rebane ütles väikesele printsile, et kui sa oled mu taltsutanud, siis sa vastutad mu eest. Ja see tähendab seda, et antud juhul on inimene selle eluka põhimõtteliselt taltsutanud ja nüüd on tal valida, kui ta ei suuda temale leida kohta, kas mõnes teises kohas, kus ta oleks inimese hoole all, mida ma hästi ei usu, sest ma tean, mis ümberringi pilt on, et aitasime natukene otsida neil siin vana-aasta sees ka, et kas ei ole kellelgi tarvis. Siis on teine variant, et juhul, kui annaks teda veel viia kuhugi, kus ta võiks looduses proovida hakkama saada, juhul kui sellel ei ole mingeid muid vastunäidustusi, kui ainult see, et ta ise nüüd teiste omasuguste eeskujul võiks proovida, sest et ma seda ei karda, et ta nüüd sööma ei hakka, kui ta sööb, ütleme, seda kala, mis parajasti vajub vette, siis ta sööb ka seda, mis elab ja ülejäänud tähendab käitumise järgi ta ilmselt, nad on seltsingulised elukad ja ei taha väga tihti eraklikult elada, et siis on minu arvates või minu lootes niisugune võimalus, et ta suudab seal hakkama saada. Ja kolmas võimalus, kui ei ole võimalik teda lahti lasta või kuhugi inimeste hoole alla andest, tuleb ta lihtsalt hukata selles mõttes, et aga mitte jätta teda kurat jääb kuhu piinlema. Keegi ei hakka teda hukkama, me teeme kõik endast ja ka mõtlen, et inimesed, kellel on mõtteid, pakkugu ideid välja, kuidas leida Ülgepoisile uus kodu. Ütles sõna kevaid, olen seal.